Tere tulemast Tallinna Tehnikaülikooli matemaatika loodusteaduskonda. Meie oleme praegu integreeritud süsteemide bioloogia keskuses ja siin laboris tegeldakse molekulaar- ja rakubioloogiaga. Ehk siis uuritakse näiteks seda, et kuidas erinevad ained, näiteks ravimid või hormoonid mõjutavad rakke, kuidas rakud üksteisega suhtlevad ja kui erinev on näiteks nende geneetiline materjal. Mina uurin täpsemalt seda, kuidas naise munasarjas küpseb munarakk ja mis seda protsessi mõjutavad. Ja ma loodan, et minu töö aitab tulevikus mitmeid paare, kellel on täna probleeme laste saamisega. Geenitehnoloogia vastu tekkis mul huvi juba keskkoolis, kui seal hakati rääkima rakubioloogiast ja nendest protsessidest, mis rakkudes toimuvad. Teadustöös on väga palju põnevaid aspekte. Esiteks loomulikult see teadus ja need katsed ise, et saab väga palju katsete osas just nagu ise välja mõelda, uurida, lugeda, välja pakkuda uusi mõtteid, ideid, kuidas asjad võiksid käia. Aga lisaks sellele ka teadlased ei tööta üksinda, et me teeme väga palju koostööd erinevate teadlastega nii Eestis kui välismaal. Sellega kaasneb muidugi üksjagu huvitavaid tutvusi, reisimist, konverentse, seminare, saab õppimas käia teistes ülikoolides, kus iganes riigis. Et see kõik on väga-väga motiveeriv. Geenitehnoloogia võiks olla eriala nendele noortele, kellele meeldib uurida, kes tahavad uusi asju teada saada ja kellele võiksid ikkagi meeldida reaalained. Et tegelikult kõik need katsed ja meetodid, mis siin laboris kasutusel on, tulevad ikkagi bioloogiast, füüsikast ja keemiast. Palju on muidugi arvutamist, matemaatikat, statistikat ja koostöö jaoks on väga oluline osata hästi inglise keelt. Geenitehnoloogia eriala lõpetanud ei ole ainult teadlased. Meie hulgas on väga palju näiteks kas või firmajuhte, müügiesindajaid, näiteks ravimiuuringute spetsialiste, igasuguseid teadusnõustajaid, kas erafirmades või riigiasutustes, loomulikult õpetajaid, õppejõude ja eks ikka teadlasi on ka. Teaduste ja õpingute kõrvalt õnneks jõuab küll hobidega tegeleda ka. Et mina olen viimasel ajal pöördunud spordi poole, et tegelen harrastusiluuisutamisega, mis on mõeldud täiskasvanutele ja eelmisel aastal võtsin osa isegi 3 iluuisuvõistlusest. Ja sel aastal alustasin ka pikamaa jooksuga ja läbisin sügisel esimese poolmaratoni. 10 aasta pärast ma arvan küll, et ma näen ennast Eestis, sellepärast et Eestis on tegelikult väga head võimalused teadust teha, et meil on tegelikult väga normaalsed tingimused, töötingimused, just laborid ja kõik vahendid on tegelikult täiesti võrdsed sellega, mis on mujal maailmas. Kui vaid pealehakkamist on teadlasel, et siis ei jää küll mitte millegi taha nagu teadustöö tegemine.